Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere päevast, tere õhtust, kes millal kuulab. 11. aprilli Autotund on eetris. Täna on meid stuudios 2, nagu tavaliselt. Olen läinud mugavuse teed ja olen saatekülalise ühtlasi võtnud ka omal kaasa saatejuhiks. Stuudios on Tarmo Tähepõld Autogeeniusest ja Tõnu Ojala Tehnikamaailm. Täpselt nii, tere. Saate teemad on taaskord biolisandiga kütus, seal on huvitavaid arenguid toimunud. Üks film tuleb kinno, räägime automuuseumitest ja ühest täna selgunud ühest suurest õnnetusest. Tõnule ma ei ole veel sellest rääkinud. Ja saate teises pooles räägime Tõnu Ojala värskelt ilmunud raamatust, mille nimi on Unustuste veokid ja see räägib nõukogude autotööstuse suurematest ja väiksematest imedest. Aga hakkame uudiste osaga pihta. Sel nädalal saime teada Alexelalt seda küsides, kuna tuli üks vihje või vaatasime ise nende lehel, et ei räägita midagi biolisandiga 95. Kui siin kõik on paaniliselt juba mitu nädalat erinevaid tabeleid uurinud, et kas minu autole sobib nüüd see 10% sisaldusega biolisandiga kütus või mitte. Kusjuures minul on ka see mure, sest et enamjaolt öeldakse välja kõik autod, peaaegu kõik autod, alates 1998. aastast söövad vabalt seda biokütust, välja arvatud mõned erandid. Aga minul on 97. aasta auto, ma ei tea. Ma pole veel viitsinud Toyotasse helistada. Kas sinu oma sööb biokütust? Jah, minu auto on uuem, nii et ei ole probleeme. Kuigi ma ütlen, kui ma mõni aasta tagasi esimest korda Soome sattusin ja seda E10 nägin, siis mulle tekkis ka väike hirm, et mis asi see täpselt on, sest et seal sõidetakse sellega juba ammu ilma ja kõik eestlased, kes oma autodega välismaal on käinud, on tegelikult seda tankinud kogu aeg, nii et pole sellest arugi saanud. Nii et ilmselt see paanika ei ole väga... Paanika on kindlasti tekitatud liigne, aga probleeme tõesti vanemate autodega ja igasuguse muu tehnikaga tõesti kustuda ei soovitata, aga ega asi nüüd nii hull ka ei ole, sest lõpuks ütlen, terve Euroopa on sõitnud sellega aastaid ja nüüd me ütlesime sealt ka järgi. Aga Alexela siis ütles, et hetkel on neil tanklas veel seda kütust, kus on eelmise aasta standardi järgi vist 5% biolisandit. Aga vaikselt hakkavad asendama ja mitte rohkema, vaid sellise kütusega, kus ei olegi biolisandit sees. Mis oli väga suur uudis ja põhjuseks on see, et Alexela on arendanud oma gaasitanklaid, CNG-d ja mitte ainult see, vaid nad kasutavad kodumaist biometaani. Seda, ma ei mäleta, millises farmis seda tehakse, väga peentehnoloogia, mingi bakteriga ja see võimaldab Alexelalt tasaarveldada seda nii-öelda CO2 kvooti. Arvutatakse see keskmine välja ja annab välja ilmselt siis ilma selle biolisandade bensiinita selle. Just, nad on öelnud, et nad hakkavad seda teavitama kvartali kaupa, sest et nad ei tea pikalt ette, kui palju nad seda biometaani toota saavad. Et seal öeldi, et võibki olla, et see bakter millegipärast ei tööta, nad ei saa seda mahtu täis, siis nad on sunnitud tanklasse viima natuke biolisandiga kütust. Ja see käib kvartali arvestuse järgi ja nad annavad siis iga kvartali lõpus teada, mis järgmisel kvartalil tankuris tuleb. Kõige rohkem see vist võiks huvitada eriti suveperioodil hobiautode omanikke. Jah, nende vanad autode omanikel on see kindlasti hea uudis ja eks suvehooaeg tuleb peale ja kõik võimalikud muruniited ja muu tehnika ilmselt võib-olla tasub siis ka sealt see varu endale ette võtta. Muidugi kui see seaduse muudatus, et sa võid eri kütuse liikide arvel neid näite või kvootes liigutada, võeti see seaduse muudatus vastu aasta alguses ja loomulikult selle juurde käis kõva lobitöö ja seda teiste kütusefirmade poolt. Circle K toona kirjutas Ärilehes ütles, et see on sinna ebaõiglaselt ja viimasel hetkel surutud ja niimoodi asju ei menetleta. Ja seal isegi mitmed kas Riigikogu või valitsuse või komisjoni liikmed tunnistasid jah, et vist siin läks natuke rapsimiseks, aga otseselt
et võib-olla tehti natuke menetlusvigu, aga õigustati, et selline ühelt kütuselt teisele ülekandmine on ikkagi õige. No samas on meil tulemas uus valitsus ja meil on uus Riigikogu, nii et kõik asjad saab ringi vaadata. See ei toimu muidugi täna homme ülehomme, see kõik võtab aega, aga ei ole välistatud, et ühel hetkel lobistatakse asjad mõne teise nurga peale ära. Aga täna on siis selline siis. See on, ma ei teagi, kui nüüd teoreetiliselt võiks ju võtta, et kui nüüd Circle K näiteks paneks paljudesse oma tanklatesse püsti näiteks elektriautolaadurid, kas nad võiksid ka tagantjärgi hakata arvutama, et aga meil tangiti ma ei tea, nii ja nii mitu kilovatti täiesti rohelist elektrit, et me nüüd lahutame ka sealt maha. Jah, et see asi hakkab siin lähiaastatel kindlasti veel segadust kõvasti tekitama, sest on päris selge, et need elektriauto tankurid siis sinna bensiinijaamudesse ühel hetkel ka tulevad ja siis on tõesti küsimus, et kuidas seda keskmist siis arvutada, sest et siis lähevad need numbrid ikka omavahel päris huvitavalt sassi. Ja siis ka väike teine vastasseis tekkis, avaldas Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov arvamust, et riik peaks üldse rohkem mõtlema gaasiautodele. Arusaadav Eesti Gaas, juhatuse liige, riik peaks mõtlema. Täiesti mõistlik jutt juhi poolt. Et selles mõttes on hästi, et tankureid kerkib, gaasiaktsiis on külmutatud mõneks ajaks, seda lähiajal ei plaanita tõsta, kui just meie vist rahandusministriks saav Martin Helme ei hakka seal midagi muutma. Eesti Gaasi etteheide oli see, et riigilt tegelikult puudub visioon, et kuidas inimesed gaasiautode peale tuua. Aga ma ei tea, kas inimesi, minule tundub see gaasiauto väga mõistlik. Mul sõbral on, sõidab 3 eurot 100 kilomeetri kohta ja see Škoda Octavia ei maksnud tal ka selles mõttes niivõrd palju rohkem, see on see tavaline ju lisavarustuse nagu valimine, et kas sa võtad panoraamkatuse või sa võtad näiteks gaasimootoriga, et vahe ei ole nii suur. Aga miks ei ole see gaasiasi või miks autotootjad ei paku gaasiautosid peale põhimõtteliselt vaakgruppi? Eks see on ka riikide lõikis erinev olnud, et mingil hetkel oli ju Holland oli gaasiautosid põhimõtteliselt täis ja sealt tulid need teise ringi autosid siiagi oma jagu, et riikide maksupoliitikad on olnud erinevad, mingil hetkel panustati hoopis kõvasti diislile, mis nüüd on väga paha, siis ega ei saa süüdistada nüüd Eestit, et Eestil puudub poliitika, minust puudub kogu maailma praegu autokütuste osas igasugune poliitika ja lahmimine käib täiega, kui siin autonäitustel käia tõesti 10-15 aastat tagasi, siis japanlased arendasid hübriide, mille peale sakslased naersid pihku ja ütlesid, et meie arendame palju puhtad diiselmootorid, nüüd on olukord selline, et diislist ei taheta midagi kuulda ja samas ühel hetkel tuldi suure hurraaga, et kohe paneme Euroopa täis ka vesinikutanklaid, ka neid ei ole. Siin-seal arendatakse elektrit teistmoodi, gaas on ju ka erinevaid tegelikult, üks ei ole asendatav teisega, et segadust on sellel kütuseturul ju praegu tegelikult kõvasti ja eks kõik lobistavad omas suunas ja kui me oleme siin veel selle suure Euroopa väike nurk, siis eks me järgime ka neid Euroopa igasuguseid suundumusi, aga kuna sealgi on muid probleeme kui sellised pisiasjad, siis ega siin ei ole arvata, et ka Eesti kuskile iseseisvalt välja jõuab. Puhtalt kristallkuuli pealt. Millise kütusega sõidad sina 10 aasta pärast? See on selline reaalne tulevik. Väga keeruline on seda küll öelda, millega ma sõidan. Ma millega pärast arvan, et mingisugune hübriidlahendus ikkagi veel tõenäoliselt, aga kahtlemata seda kindlasti toetab suuremal vähemal määral elekter, aga kas see on 100% elekter? Tont seda teab, võib-olla isegi on. Et kus te vastasseis või selline väike sõnasõda oli Eesti Gaasi jutu peale kirjutas kohe vastulause Neste, kes ütles, et see gaas ongi üks võrdlemisi mõttetu värk, et selle väljaehitamine on kallis, seda pole kuskilt saada, neid autosid pole saada ja siis lugesin seda vastust ja kõlas täpselt niimoodi, et selle sõna gaas oleks võinud asetada ka elektriga, sest need on täpselt need samad argumendid, mis räägitakse elektriautode vastu. Võrgustiku arendamine on kallis, need autod on kallid, neid pole kuskilt saada, keegi neid ei osta. Ja Neste rääkis siis kasutas võimalust ja rääkis oma diiselkütusest. Kui sina rääkisid, et üldiselt kõik teavadki, et foon on praegu selline, et diiselkütus on kõige halvem asi maailmas, siis Neste ju arendab oma taastuval toormel diiselkütust,
MI Neste või MI orgaaniline selline, et see lisab sinna sellesse segadusse veel korraliku annuse, et äkki teeb diisel veel tagasituleku. No jah, ja tegelikult see diisli ärakeelamine on Euroopas lükanud ju praegu CO2 keskmised näidud ülespoole tegelikult, sest et bensiini CO2 näit on suurem ja tänu sellele, et diislit autode osakaal on Euroopas kukkunud, siis tegelikult on keskmine number suuremaks läinud ja see on tegelikult autotootjatel hirmus peavalu, sest nad peavad ju mõne aasta pärast tulema sinna 95 grammi peale välja, aga tänane olukord on see, et isegi mõnides riikides mitte enam number ei seisa paigale, vaid läheb isegi lausa ülespoole tänu sellele, et bensiinimootoriga seda numbrit allapoole kuidagi viia enam ei õnnestu. Diisliga on vist see jama, et lisaks sellele CO2-le, mis meil kasvuhooneefekti tekitab, on seal see lämmastik NOx, mis on nagu otseselt vist see kesklinnade mure, mis tekitab inimestel mürgiseid, nagu otseseid tervis kahjustavaid See pani meid autonäitustel imestamas juba 10-15 aastat tagasi, kui kogu aeg räägiti ka diisli puhul ainult sellest CO2-st, et see on väga tore, aga kõik muud numbrid ei olnud tol hetkel tähtsad, nüüd nad ühel hetkel muutusid tähtsaks ja muutusid väga tähtsaks ja kuna nad selline korraga tuligi, siis ühesõnaga ilmselt ei suudetud enam neid numbrid paika ajada, et nüüd on muidugi tegeletud ka diislit arendamisega ja see diisel, mis kuulutati pahaks, ei ole kindlasti enam see, mis ta täna on ja ega nüüd ka autotootjad ikkagi ei ole ju päris seda tehnoloogiat kõrvale visanudki, et siin näitustel on isegi diiselhübriide siin mõningate firmade stendides näha ja mul on küll endal selline tunne, et eks need diislid hoitakse praegu kuskil seal taganurgas, et vajadusel nad uuesti välja võtta võib-olla juba siis mingil uuel tasandil ja uute näitajatega, aga pilt on igal juhul väga kirju, nii et selles mõttes on automaailmas praegu väga põnev olla, sest et kui vahepeal toimus ainult see, et mootorid suuremaks ja võimsamaks ja kui on vaja midagi võimsust juurde, siis paneme ka mõne silindri ja mõned kuupsentimeerid juurde ja läheb edasi. Aga nüüd on neid teid nii palju, et meil on huvitav ja klientidel väga keeruline. Ja selle lämmastikoksiidi sisestuga, võib-olla, et ma lugesin tehnikamaailmast seda, kui olid need sakslased, kes testisid tänapäevaseid neid kõige uuemaid diiselmootoriga, seal oli Volvo, Mercedes ja selle lämmastikusisalduse, ma ütlen, näiteks see ülempiir, mis ta võib olla, on äkki 85 ühikut ja siis seal testidest selgus, nad tegid igapäevasõite ja nad mõõtsid seal, näiteks Mercedesel oli see vist 2. Nad said täiesti müstilist tulemusi, et need autod tegelikult seda lämmastikku peaaegu, need on uued, kallid, hästi peened autod, peaaegu enam ei sisaldagi. Jah, neil on nüüd endavad süsteemid peale kõigile pandud, kõik see, mis kunagi ainult veoautodel on, et AdBlue lisamised, need on nüüd sõiduautodele ka tulnud ja see teeb kahtlemata muidu kasutamise ebamugavamaks, sest et sul on täiendavalt vaja ühel paagi silma peal hoida, aga seda õnneks ei kulu ka väga palju, nii et kahtlemata nad on hoopis teise oludega ja Eesti statistika näitas ka, et ega eelmisel aastal ju diisli uute autode konkurentsis diislit osakaal enam ei langenud, et ta on siin mõne aastaga tulnud sealt 40-45% sinna kolmandiku ja selle alla ära, aga nüüd ta on sinna püsima jäänud ja teatud segmentides kahtlemata täna ikka diislile vastast endiselt ei ole, pikkade oste tegemisel midagi üle teha, ta on kõige ratsionaalsem. Teeme siia väikse pausi ja oleme kohe tagasi. Autotund. Autotund tagasi, stuudios Tõnu Ojala tehnikamaailmast, Tarmo Tähepõld autogeeniusest. Eelmise teema lõpuks jäi veel üks asi ütlemata, et Tesla, kellel on kogu aeg 100 häda ja samas ka väga ikkagi üks maailma kõige kuulsam elektriautotootja, tal on üks väga kasumlik veel kõrvaläri, mis kõlab täiesti loogiliselt ja eelmise teemaga täiesti seotud. Nimelt, kuna Tesla ju ei tooda või toodab hästi vähe igasuguseid looduskahjulikke aineid, siis ta saab müüa, ka seal maailmas toimub kvoodimüük ja Financial Timesi info järgi Fiat Chrysleri grupp on Teslalt ostnud see aasta, öeldi, et väärtuseks on mitmed 100 miljonid eurod selle väärtuses kvoote. Ehk siis, kuidas see on pool või bassein, et nad nagu panevad piltlikult oma autod ühte basseini ja siis vaatavad, kui palju sealt seda CO2 välja tuleb. Jah, eks nad siis, ma ei kujuta ette, kas nad hakkavad Teslasid siis ka Fiat Chrysleri süsteemi autosid müüma või kuidas nad kokku seal täpselt pannakse, aga see avab ilmselt nii paljudelegi firmadele siin, sest et neid erinevaid elektriautode tootjad, kes tahaks turule tulla, on oma jagu ja see paistab, et see võiks anda siis nendele uutele tulijatele päris korraliku stiimuli ennast hakata nendele klassikalistele automüüjatele müüma, sest et siin oli ka lugeda, et kui
kuna Fiat Chrysler oma autodega, neil on seal päris palju selliseid korralikke suure mootoriga autosid, et kui nüüd iga selle ühiku pealt, mis sealt tuleks hakata trahvi maksma, need kõik rahad kokku lükata, siis seal oli jutt juba mitte enam sadades miljonitest, vaid läks miljarditesse või miljardisse vähemalt, nii et kahtlemata on tulusam maksta mõnisada miljonit dollarit Teslale, kui hakata pärast trahve maksma. Jah, et noh, ma tean Ameerika sellist autod, ma tean Chrysler Pacific on Eestis ka hübriidmootoriga, et neil nagu on midagi, aga kui sa mõtled üldiselt Fiat Chrysler grupi autodel, ega neil Fiatil ju kogu see elektri, noh nüüd 500 nad plaanivad teha. Jah, siis oli pisikene see mingi ideeauto oli neil nüüd ka asja Genfis väljas ja just, aga grupina neil üldiselt on sellega halvasti küll, et ega väga ei ole ja sa arvestades seal grupis on ka selliseid uhkelt võimsad masinaid, Maseratid ja kõik see pool, nii et nendel pole lootagi, et see number väga alla tuleks. Kas see nüüd, kas 11-tele CO2 müümine kogu selle heitmenduse põhieesmärk oli, aga nii see äri käib. Nii, aga võtame nüüd natukene veel lühemaid uudiseid. Täna on 11. aprill neljapäev, täna õhtul esilinastub hästi palju reklaamitud, vähemalt minu uudisvoos, ma elan ka muidugi automaailmas, et dokumentaalfilm Ott Tänakust. Ma tean, eile oli pressilinastus, kas sina jõudsid sinna? Ei, ma ei ole näinud seda filmi. Mina ka veel ei ole, kuna mul oli plaan esilinastusele minna, siis ma eile kinno ei läinud. Aga reklaamikampaania, kas sinul on ka seda jäänud silma, et see oleks nagu, ma ei tea, keegi oleks teinud filmi Lennart Merist lõpuks või sellise maailma mastaabis? Jah, selline mul on väike küsimus tekkinud, et mis puhul nagu just nimelt nii uhke lähenemine, sest et ma tahaks loota, et Ott Tänaku karjäär on veel alles tõusuteel ja parimad päevad on alles ees, et mis siis saab, kui ta ühel hetkel maailmameistriks tuleb, et ma ei kujuta ette, mis siis peab tegema. Praegusel hetkel mul on küll küsimus, et miks just praegu või hakati filmi tegema ootuses, et satumegi kohe maailmameistri hooaja peale, nii paraku eelmine aasta ju ei läinud. Jah, see võib küll olla, et nad et mingi aasta otsa vist tehtud. Ja kuna materjal on nüüd olemas, tuleb ta filmiks teha, nii et ma väga loodan, et see ei ole selline tagasivaatev karjäärile, et paremad päevad oleks Otil ikkagi ees ja tahaks, et ta rõõmustaks meid veel pikalt ja pikalt. No igatahes esilinastus on planeeritud sama suurejooneline kui ütleme kogu see reklaamikampaania. Ilmselt saate kuulajad enam sellele ei jõua, aga Tänak ja Järveoja sõidavad oma sellest Jüri Toyota Gazoo Racingu hoolduskeskusest mööda Järvevana teed ja Pärnu maanteed Kino Kosmos juurde WRC autoga. Kosmose juurde mul täna juba öeldi, oli mingi treileriga autosid toodud, mind väga huvitab, et mis sinna nagu näitusele on toodud ja siis ise mõtlen, et näiteks kas Supra on kohal või ei ole. Aga selles mõttes, et minge kinno ikka. Ma arvan, et see on professionaalselt tehtud film ja näete ralli telgitaguseid ja mis seal toimub. Ja siis kui Ott Tänaku saab maailmameister, loodame, et tuleb järgmine film. Jah, Ott Tänak 2. Veel üks uudis, me rääksime enne FCA-st, kes ostab Teslalt kvoote, aga FCA on teinud ühe väga toreda lükke ja avanud Torinos järjekordse automuuseumi. Nii et seal Itaalias reisides läheb nüüd jälle päevake pikemalt. See keskendub siis praegult Fiat Chrysleri mudelivaliks põhiliselt muidugi ikkagi Itaalia pool. Lancia, Fiat, võistlusautod, kontseptautod. Esimestelt piltidelt oli näha, oli hästi palju just keskendutud nagu autospordile. Neil on loomulikult ka uhke autospordi ajalugu olemas ja ma kujutan ette, et ära on kasutatud vana Fiati muuseumi tuumiks, sest et see on seal olnud juba ju aastakümneid ja üks suurepärane koht Itaalia autotööstusega tuttavaks saada, kunagi vist mäletan aegade alguses, isegi olen sinna kunagi sattunud, vist oligi esimene suuremaid automuuseume, aga olekski seda põnevam minna vaatama, et mis nüüd siis on juurde toodud, sest et tol hetkel mingist Fiat Chrysler grupist loomulikult ei olnud veel keegi midagi kuulnud, et selle all räägiti ikkagi Fiatist, Lanciast, Alfa Romeost kui Itaalia suurest kolmikust. Ja et see, kes ei ole käinud, siis Milanosse saab väga odavate lendudega ja Milano ümbruses ka rendiautosid saab seal mitte hooajal väga odavalt ja sinna ümbrusesse jääb ju tõesti üksteise lähedal on Lamborghini, Ferrari, Pagani, Maserati, Alfa Romeo muuseumid. Mina käisin Alfa Romeo muuseumis ja see on väga kõva koht. See on hiljuti neil ka renoveeritud ja tõeline autofänni selline paradiis, et ma arvan, et üks pikk nädalavahetus Milano kandis ja siis teil on automuuseumitest aastaks kõrini. Aga milline on sinu
sina oled käinud automuuseumist palju. No ma arvan, et selles samaski, mis selles kirjeldasin, on kunagi ära käidud, ma mäletan, see on valge ja renoveeritud kenasti samuti seda. Aga üks selliseid põnevamaid muuseumeid on Haagi lähedal Louvmani erakollektsioon, mis peaks olema maailma suurim erakollektsioon ja see oli tõesti väga, väga omamoodi. Noh, mu loosis loomulikult Bugatti on täiesti seal mul õnnestus ka õnneks põnev paika ja kindlasti kes satub Venemaale, siis Moskvas on tegelikult äärmiselt põnevaid automuuseume, et seal on nii erakollektsioone kui ka kas või vana klassikaline Politehnitseski, mis on küll natukene ära väsinud, aga kus võib näha Russopalti ja selliseid asju ja noh, mis me nii kaugele läheme. Samas Riias ja loomulikult alles värskelt paar aastat tagasi renoveeritud, ei ole mingit põhjust silme maha lüüa, et kui meie siin oleme uhked oma lennusadama üle, siis lätlastel on täitsa põhjust kiita oma automuuseumit, sest jälle kollektsioon on tõesti selline, et üks aasta õnnestus sinna üks soomlaste seltskond viia ja kui nad algul olid natuke skeptilised, et noh, mis me siin ikka läheme, siis pärast oli tegu, et minema saada, et nad laevast maha ei jääks. Kas Soomes on mõni hea? Soomes on ka automuuseumid loomulikult, aga sellist silmapaistvat jah, mul kohe hetkel meelde ei tulegi. Ja Tallinna inimesed, kui Riiga lähte, siis tehke Turbas peatus, seal on ju meie oma mootorispordimuuseum. Nii jah, et see on ka eelmast avatud väga minu arust. Ja oli vist vahepeal nüüd väikseks uuenduseks ka kinni, nüüd peaks vist nüüd jälle lahti olema, nii et tasub jälle vaata minna. Ja noh, kui juba siin Eesti peal olla, siis võib ju ka Halingal kinni pidada, sest Tallinna automuuseumi kollektsioon on praegu hetkel seal. Ja selline autode kiirtee ja minu arust ka Laitse ju näitab mingeid autosid, et see on väga, väga huvitavalt on sattunud ühe maantee äärde Eestis 3 automuuseumit. Nii, aga uudistebloki lõpuks üks kurb uudis tänasest, õigemini USA aja järgi eilsest, et Ameerikas on üks Porsche kollektsioon, Bob Ingrami oma, koosneb umbes 80 autost, mille kohta Porsche ise siis ettevõttena on öelnud, et tegemist on ühe kvaliteetseima, kui mitte üldse kõige nagu selles mõttes paremini kokku pandud ja hoitud kollektsiooniga. Selle kõrval tehti teetöid, puuriti läbi üks gaasitoru. Esialgu juhtunud midagi, inimesi hakati evakueerima, siis midagi juhtus, see plahvatas, kahjuks surma sai üks inimene, viga vist 17 ja selle õnnetuspaiga kõrval asus selle Bob Ingrami kollektsiooni hoone. Piltidelt, see Ingram ise ei ole veel kommenteerinud, sinna sisse ei ole pääsenud, aga piltidelt, videodelt on näha, et selle kõrval asuv hoone on täiesti kokku kukkunud ja Bob Ingrami kollektsiooni kohalt on katus on osaliselt varisenud ja kuskilt sealt katuse vahelt on näha ka neid Porschesid veel. Päris traagiline lugu, ma ei teagi. Kuidas selline muuseum on kindlust, kollektsioon, et kuidas sa kindlustad 80 peaaegu hindamatut Porschet? Isegi kui ta on ju kindlustatud, üks asi, siis sa võid ju raha saada, aga küsimus on selles, et raha ei asenda autot. Just, et neid ju perfektselt taastamine võtab ühe auto puhul võib võtta aasta 2, kui tahetakse täiesti heasse korda, eriti kui see on mingi unikum, mille ei ole neid varuosi. Ja üks on ikkagi see, et sel juhul on ikkagi tegu juba taastatud autoga, mitte enam originaaliga, nii et midagi ei ole teha, see ei ole enam päris see, nii et kindlustus siin selles mõttes võib küll rahaliselt aidata selle omaniku, aga seda väärtust ta tegelikult sel kujul enam tagasi ei too. Jah, et selline kurb lugu, loodame, et tegelikud vigastused ei ole nii suured, nagu sealt pildilt paistis. Teeme väikse pausi ja siis hakkame rääkima vanadest autodest, aga täiesti teiselt poolt maakera. Autotund. Autotund on tagasi ja nüüd hakkab loodetavasti rohkem rääkima Tõnu Ojala kui Tarmo Tähepõld. Mul on laual raamat, põhimõtteliselt teen ma selle esimest korda lahti, sest ma sain selle alles postist. Nimi on Unustuste veokid, Nõukogude veoautod läbi aegade. Autor Tõnu Ojala ja sul on ka olnud mitmeid abilisi, eks ju, eks sa ise nimetad neid. Küsin kohe, või õigemini annan teema ette, et see on järg, see on teine osa. Jah, sest et 2013 ilmus meil Tehnikamaailma giidi all selline sõnamänguga unustuste autod, ja kus oli siis juttu Nõukogude sõiduautodest ja kuna selle materjali kogumise käigus paratamatult jäi näppu nii mõndagi ka veokate maailmas, siis ühel hetkel tekkis mõte, et aga üritaks ka need kuidagi kokku süstematiseerida, et kas õnnestub või õnnestu, sest et sõiduautode maailmas oli nagu lihtsam, et nii info kui pildimaterjali osas oli nagu tunduvalt lihtsam seis, aga hakkasin tasapisi kokku korjama
ja pärast seda, kui meil kirjastuses hakati rohkem raamatutega tegelema, siis tuli sealt poolt ka nagu surve peale, et mis sa siin räägid, et sul on midagi olemas, et tee ta siis lõpuks valmis, kaua võib, ja siis pandi ühel hetkel kurjad tähtajad peale ja siin ta nüüd on siis. Raamat näeb ilus ja esinduslik välja, aga võtame korraks kaugemalt, ma ei hakka vanust küsima, aga kui palju sul on endal isiklikke kogemusi Vene veokitega? Roolis istumisest kuni kaasasõitmiseni? Noh, eks ma oma juhiload sain igal juhul nii, et õppesõit käis ainult kas 52-ga ja ka eksam siin Kadriorus sõideti, ma ei mäleta, kas 52 või 53-ga, nii et see kogemus on kahtlemata olemas, nii et ja mingil hetkel seisis kodus aia taga üks kass 51, mis tõsi küll ei sõitnud, aga seal sai siis poisikesena niisama käidud lõbustamas, aga Vene autodega loomulikult on kokkupuude lapsest saati, sest et esimesed roolikeeramised olid Moskvist 401-ga, kus siis isas üles sai rooli keeratud ja suunatule seda tumblerit vasakule ja paremale vastavalt krütitud, et kogemused on kahtlemata olemas, aga viimasel ajal muidugi ei tule küll enam ette, millal oleks viimati mõne Vene auto roolis käinud, et ilmselt siis, kui me üle 10 aastat tagasi Venemaal käisime. Ma kasutan võimalust, ma pean siin ära ütlema, et ma olen napilt sellest põlvkonnast, kes on juba natuke noorem, aga ma pean ütlema, ma olen kass 51-ga päris palju sõitnud, ise roolis, sest tulen põllumajandusliku taustaga perest ja seal oli aastaid ikkagi see auto, millega kartul põllult ära sai, oli kass 51 ja see oli... Seda on meil siin raamatus küll. Jah, et siis oli ütleme põllul igal juhul ja nüüd on see juba aegunud, nii et sai ka maanteel sõidetud. No meie Kadrioru eksemisõit nägi nii välja, et poisid pandi kasti, seal ei olnud küll mingisuguseid istmeid ja mitte midagi, lihtsalt kükitasime seal veoka kastis, miilits istus kõrvale, üks istus rooli ja siis sõideti mingi ring ära, siis läks eksami sooritaja tuli kasti ja sealt hüppas järgmine rool ja nii me siis sõitsime, et tegelikult oleks võinud juba sellise sõitmise eest meile mitte sooritatud tulemuse kätte anda. Aga nii see käis tol ajal. Et selle kastis olen ma sõitnud ka vanaema juurde ja igasuguseid, ma olen ka Moskvitši piruka selles putkas sõitnud vanaema juurde, sest seal oli siis tööauto, lapsi oli 4, kus sa nad paned siis oli vaja. Okei, aga lähme tagasi veoautode raamatu juurde. Kui raske on sellise raamatu jaoks info otsimine, sest ilmselgelt Google'is ja internetis selle kohta väga ju või on juba? On ikka küll tegelikult, aga lihtsalt siin on see trikk, et mida uskuda? Ei, üks asi, mida uskuda ja teine on ka see, et otsida tuleb ka mitte ladina tähtedega ja mitte ingliskeelset eestikeelset materjali, vaid tuleb endale natuke vene klaviatuur ja vene keel meelde tuletada, sest et iseenesest on ka palju raamatuid, ka vene enda raamatuid on internetis saadaval ja nad on ka tellitavad, nii et materjali on tegelikult päris palju, aga vasturääkivusi on loomulikult kõvasti, sest et kogu see autopromm on seal ju, kui mõnda autot jälle esitleti või justkui nagu tootma hakati, siis reaalsus võis olla see, et mingisuguseks komsomoli või partei kongressiks toodi sul esimesed autot sinna maja ette kohale ja tootmiseni reaalselt võis minna veel 2-3 aastat, nii et võta nüüd kinni, millal teda tootma hakati ja seal on sellist ja mudelitähiste puhul, neid samu numbrikombinatsioone on kasutatud läbi aastate siin 20-aastase vahega mitmel erineval asjal, nii et mul oli vahepeal tükk tegemist, et aru saada, et tegu ei ole päris sama asjaga, et aastad on läinud vahepeal 25 mööda, aga siis ilmub kuskilt mingi sama numbriga kass välja, et mis asi see lõpuks on. Ja kui nüüd pilte ka eriti veel kohe kõrvale panna ei ole, siis on tükk tegemist sellega tõesti. Jah, kui ma vaatan raamatu sisu korda, et muidugi me kõik teame Gadzi, Kamazzi, Uazzi, aga kui siis sisse tulevad veel Moaz ja Jaaz, siis see lõpuks need AZ lõpuks, sest see, eks ju, autozavod. Autotehas, et see... Nimedega on väga lihtne, esimene 1-2 tähte näitavad seda, mis linnas see asus ja edasi tuleb AZ ehk autozavod, aga jah, keeruline... No kus siis asub Ural? No jah, tema millegipärast sai omal teistsuguse nime, et ta ei ole ühegi nende alam nagu mudel, vaid ta on ikka täiesti eraldi. Ta on ikka omata tehas, jah. Uralski autosavod tegelikult oli ta seal. U oli tegelikult ju Uljanovski poolt juba kinni ka, et ega siis eks siin on juba sellepärast neid tulnud, siin me näeme siin teisigi neid imelikke nimesid siin, aga selle IAS-iga on jah, selles mõttes keeruline, et see Jaroslavi tehas on küll üks vanemaid Venemaal ja teinud neid raskeveokid, aga seal pandi ühel hetkel lihtsalt plaanimajanduse korras pandi asi kinni ja jaotati need sõidukid siis krassi ja
ja massi vahel ära, nii et ühe tehase hukk tähendab tihtipeale uute tehaste algust, nii et Jaroslav jäi edasi mootoritehaseks ja tegutseb tegelikult selles vallas siiamaani. Kas siit tuleb välja, et kas ta on pigem entsüklopeedia või siin on ka selliseid lugusid, ma ei tea, inimestelt, kes on nendega pidanud kuidas ma ütlen, kas siin sõidu või neid testisõite on ka sees, et võt selle autoga tal on sellised sõiduomadused, teda hinnati selle pärast? Ta on ikka rohkem entsüklopeediline ja selline tagasivaatav, et ega neid oleks võinud hakata otsima tõesti, siin kindlasti oleks leidnud nendele uuematele autodele veel inimesi, kes nendega on sõitnud ja kokku puutunud, aga paratamatult ma arvan, et selle esimese otsa puhul mõned peatükid oleks kindlasti ilma jäänud, sest et neid autosid lihtsalt, neid inimesi, kes nendega oleks võinud sõita, meie sees enam ei ole, et see oleks ilmselt jäänud selline lonkav natukene ja kuna ka eelmine raamat sai samas võtmes tegelikult koostatud, kuigi seal oli mõningaid selliseid lõbusamaid lugusid, kuidas tehastest käidi masinaid toomas ja kuidas neid seal siis seal ukse taga palju putitati, et nendega üldse koju sõita, aga kuna siin mul ei õnnestunud ja polnud ka aega sellist juurdlust hakata läbi viima, siis siin tõesti on selline rohkem tagasivaade ja võib-olla siis otsapidi jõuab siis tänasesse päeva välja, et aga siin on seest on selliseid huvitavaid igasuguseid sõidukeid välja ilmunud, millest mul pole endalgi aimu olnud, nii et avastamisrõõmu on siin ilma selleta. Ja kui seda niimoodi kiirelt sirvida, siis jah, et ta ei ole selline akadeemiline keeruline lugemine, vaid ikkagi iga lehe peal on rohkelt pilte, kirjeldusi, et selles mõttes ei pea kartma, et siin on nüüd lehekülgede kaupa autode mõõte, mootorite mahte ja kõik seda. Kui palju sa üldse ise tausta tead, et kas ka nõukogude raskeveokite siis või veoautode tööstus oli samamoodi ikkagi võrreldes läänega pigem maha jäänud ja kehvem või suutsid nad tööautosid teha nagu selliseid, mitte konkurentsivõimelisi, läände neid kindlasti keegi ei ostnud, aga kas need autod olid, kas need olid head autod? Mõningaid asju ka osteti, sest et suure karjääriveokeid on müüdud ikka igale poole ja kas Belaz vist töötab siiamaani päris? Töötab väga edukalt ja uued Belazid sõidavad meil siin meie põlegi kaevandusteski ringi tegelikult täitsa korralikult ja tegelikult ka La Manche'i tunneli ehitusel kasutati tegelikult krasse omal ajal, nii et neid on ikka siin seal läinud, aga ja pärast sõda kindlasti siin samas Põhjamaades, Skandinaavias liikus neid kasse ka päris omajagu, et eks need siia-sinna müüdi, aga rohkem ikkagi niinimetatud sotsialistliku sõprusühenduse maasesse ja kolmandasse maailma, et sinna läks neid loomulikult rohkem. Ja eks nad sarnaselt sõiduautomaailmale ikkagi ju algus on ikkagi tulnud kuskilt mujalt, et need esimesed amod, mis seal siis Moskvas tehti, need olid ju Fiatid ja kass sai alguse ju Fordist, et välispartnerid on olnud igal pool tegelikult ikkagi sees suurel määral ja suuresti ju kogu tehnoloogiat saadi päris korralikult ka sõja ajal, sest et Lend-Leasi käigus toodi ju sisse Ameerika veokeid hästi palju ja kui vaadata siis nüüd tollaegses Studebakkereid, kas või see samas Riia muuseumis, millest me siin eelmisest liigus natuke rääkisime ja neid tolleaegseid Nõukogude veokeid, siis sarnasust mitte märgata, selleks peab pime olema. Kas sa käisid ise Venemaal ka selle raamatu koostamiseks? Jah, me omal ajal käisime kolleegidega ühe sellise toreda Venemaa tuuri, me käisime Nižni Novgorodis autonäitusel ja Kassi tehases ja Kassi muuseumis, mis oli äärmiselt põnev ja siis tagasi tulles, et kui Moskvasse jõudsime, siis kammisin 2 päevaga läbi veel 3 Moskva automuuseumi, nii et need olid küll suured osas sõiduautodele kontsentreeritud, aga seal oli ka piisavalt palju veokamaterjali, nii et saime elukaardid kõik täis pildistatud ja suur osa nendest piltidest on nendest 2 raamatusse ka sisse jõudnud ja olen ka ühendust võtnud mitmed enam-vähem kõigi kättesaadavad Vene ja Ukraina autotootjate pressiosakondadega, aga tuleb tunnistada küll, et korraliku kontakti sai neist vist 2-3, kes siis oma materjale ja pilte saatsid, aga need on siis saanud ka siis vääriliselt siin raamatus ära tähistatud. Korraks põikan täitsa teise suunda, kas sellise raamatu, näiteks vene keelde tõlkimine, oleks mõistlik või on Venemaal samasuguseid palju juba olemas ja see ei oleks mingi nagu uudsus? No midagi uud seal tegelikult ei oleks, neil võib-olla oleks mingi eksootiline huvi võib-olla, et mida siin Pribaltikas siis on tehtud sellel teemal, aga vene materjal on meeletult palju ja väga häid raamatuid, tõeline entsüklopeediat, Sergei Kanunnikovi raamatud Sarul Jammis töötava
tuntud Vene autoajalooline autoajakirjanik, tema raamatud, mul 2 tükki olemas ja need on tõesti sellised, nad on tõesti entsüklopeedilised küll, et seal on juttu suhteliselt vähe ja seal on kõik tehnoandmed, asjad ja kõik pildid, aga seal oli ikka selliseid autosid, millest ma pole kuulnudki ja Veoka raamatus oli selles mõttes oli seda väga huvitav lugeda, sest päris arvestatav osa oli siis pühendatud ka Tartu leivaautodele, furgoonidele ja oli juttu ka Roman Bertelovi esimestest hübriididest ja nendest väikekaubikutest ET-dest, mis siin ka Maanteemuuseumis üks meil olemas on, nii et väga põhjalik ülevaade ja nendega võistelda, arvestades, et ilmselt neil on koha peal kättesaadavad materjalid, millele me siin ligi ei pääse, siis jah, ega siin midagi konkureerida ei ole. Teeme ühe väikse pausi veel ja siis teeme veel natukene raamatujuttu. Autotund tagasi, stuudios Tõnu Ojala, Tarmo Tähepõld. Tõnu on välja andnud, ma isegi kasutaks sõna päris ägeda autoraamatu, et mina kui pigem ikkagi sõiduautode fänn, et ilmselt kavatsen sellega läbi töötada, aga sa tegid seda nüüd uuesti, vaatasid asjad üle. Kus Venemaa veoautotööstus praegult on? Kes nendest on elus? Kas on elus? Kas nad kõik on? Äkki nad kõik tegutsevad enam ja alt? Ei, nad ikka kõik ei tegutse, et kas on nendest nüüd tõesti veel kõige toekam ja nendel ikka kogu see Gazelli seeria ja Gazoni seeria on täitsa olemas ja Tartu autonäitusel iga aastagi nad esindatud on. Sill vindus pikemat aega ja nad ei teadnud, mis sellega seal peal hakata Moskvas, lõpuks on ta ikkagi tehas on põhimõtteliselt kinni, osa sinna on tekkinud korralik tööstuspark ja seal tuleb ilmselt osa lähevad seal mingi ülikoolide ja kasutusse ja tootmine vist viimased aastad üldse tehti väljaspool Moskvat. Kamaz tegutseb, see on täitsa konkreetne, mis olemas on, välispartnerid on sees päris mitmed. Kamaz on, eks ju, Dakari või nendel kõrberallidel päris kõva tegija. Jah, ta on seal tegija ja Dakaris ka valgevenelaste mass on viimasel ajal seal olnud, et Kamaz tegutseb, küll viimasel ajal paistab ka silma sellega, et on vist Valgevene üks kõige kahjumlikum ettevõtte, aga seal on seda sotsialismi piisavalt ja kui Patja ütleb, et tuleb teha, siis tehakse. Et ja Ukraina poole peal, neil on keerulised ajad loomulikult, sest et sõda Venemaaga, mis neil seal praegu on, aga Krass tegutseb, teeb endiselt raskeveokeid ja teeb ka kõvasti sõjatehnikat, sest midagi ei ole teha, seda neil praegu vaja läheb seal, et tegutsevad päris mitmed, aga jah, siin on palju ettevõtteid, kellest on tõesti mineviku kadunud omadega, Gruusia kassidest ei ole meil midagi rääkida ja UAS tegelikult ei ole nagu suurte veokiteni tegelikult jõudnudki, et nad on rohkem maasturite peal ja need väikebussid, mis 60-tes tulevad, nende baasil ehitatakse veel neid asju siiamaanigi, nii et kontsepte oleme siin NAMI poole pealt näinud ja mõned pildid panime ka raamatusse, aga sealt jah, päris sellist tõsist veoka poolt paraku jah ei ole. Aga millises neist, näiteks kas Kamaz või kes nendest teeb välismaalastega koostööd, et mootorite osas või on puhtalt Vene enda äri? Kui neid viimaseid Kamasse vaadata, siis need on ikkagi väga tuttavad neile, kes on Mercedesid näinud, nii et siin on sellist ühistööd kõvasti ja loomulikult toodetakse ka välismaiste mootoritega, sest et need samad kassidki, mis tulevad, et neil on Cummins diislid peal, nii et kui Euroopas müüa tahad ja nad tegelikult ikkagi tahavad neid üht-teist müüa, sest hinnad on odavamad, siis tuleb sinna panna vahele teised mootorid, nii et toodetakse samu mudeleid erinevate jõuallikatega ja sellele õnnestub nüüd ka siin-seal müüa. No nii, meil on see raamat, siin muidugi võiks igast margist võtta, nagu hakata lehti keerama ja rääkima. Kaua sa seda nüüd kokku panid? Kui palju võtab sellise põhjaliku raamatu valmis tegemine? Väga keeruline öelda, sest ma ei ole seda kunagi ju nii järjest teinud, et kasutades seda, et ma olen nüüd 25 aastat autoajakirjanduses olnud ja aeg-ajalt on ju üks neid artikleid kirjutatud siia ja sinna ja siis on, eks need on kokku korjatud ja neid on siin siis toimetatud ja kokku tõstetud ja see automuuseumi reis seal Venemaal, see oli vist, ma arvan, peale seda kurikuulsat pronksiööd, nii et sellest on ikka omajagu möödas, aga selleks ajaks oli mul sõiduautode koha peal küll mingisugune alge juba valmis, nii et ma tegelikult võtsin selle veokad ikkagi käsile vist, ma arvan, 2013-14, kui see sõiduautoraamat välja tuli, aga ega ma temaga väga aktiivselt tol hetkel ei tegelenud, nii et ta on ikka tehtud siis nii hobi korras ja mööda minnes, aga kui teda niimoodi tõsiselt kätte võtta ja korda mõtlesin, et kirjanikud ju tihti peale lähevad kuskile
loomingulisele puhkusele ja soojale maale ja tegelevad ka ainult sellega, et mul oleks sobinud väga hästi minna niimoodi paariks kuuks kuskil ära, omades korralikku netiühendust ja juurdepääsu fotopankadele ja seal oleks võinud selle tõenäoliselt päris kähku kokku panna, aga jah, kuna päevast päeva tuleb teha ajakirja ja igasuguseid ka muid asju, tegemisi on palju, siis on ta selline rahulikult tehtud. Lõpuks küsin, et mitu inimest selle enne siis trükkiminekut läbi luges ja kui palju leiti sealt, et oi Tõnu, kuule, see ei olnud küll niimoodi, vaid vaata see koht üle, et siin on ikka faktid on täitsa sul puus või? Palju sükse inimesi Eestis üldse on, kes suudaks seda niimoodi üle lugeda ja leida mingeid ma usun, et nad praegu seda loevad ja eks nad võivad juhtida tähelepanu mõningatele asjadele, sest et ka mul on ka kogemus sõiduautoraamatust, kus tõesti oli paar pilti olid omavahel sassi läinud ja ma ei imesta põrmagi, kui seda on ka siin juhtunud, aga eks ma üritasin kirjutamise käigus juba sellised kahtlased kohad ka välja jätta, sest et kui ikka asjad on vasturääkivad, siis libiseme tast üle ja kui aastaarvud ei klapi ja mingid tootlusmahud ei klapi, siis jah, kui tõesti õnnestus selgeks teha, siis las nad siis jäävad, et lõpuks ei pea ka siin hakkama seda juuksekõrva päris lõhki ajama ja eesmärk oli anda selline ülevaade, sest et nendele, kes neid mäletavad, natuke nostalgiat ja inimestele, kes seda ei mäleta, siis lihtsalt selline jäädvustus, et millised ajad on olnud ja loodame, et need ajad sellisel kujul kunagi tagasi enam ei tule. Jah, et raamatupoodides on olemas, Unustuste veokid on nimi, see on väga silmapaistev raamat, punane, mis siin siis on? Mass, selline natuke vanem piisoniga logo on või? Ja täpselt, et see oligi algul üks eripära massidel ja samad jassidel, sest et see looma kujuvahetus sellega, kui asjad Valgevenesse kolisid. Piison on nüüd teatavasti Valgevene Beloveže metsades üks selline eripärane elukas, kes neil seal on, nii et see on ka massi vapiloom. Jah, see on selline ideaalne sirvimise raamat ja ka ma ütleks nooremale põlvkonnale, kas või lastele, sest et ma ise ju mäletan, et kui kodus lapsena oli riiulil mõni autoraamat, siis sa lihtsalt seda vaatasid pilte, see oli jube huvitav. Ja see on samasugune. Mul on saadetud ka mu eelmise sõiduautoraamatu puhul laste pilte, kes on poisikesed on saanud raamatu kätte ja siis lappavad neid, nii et ma usun, et neil on nüüd natuke jälle lappamist vähe suuremate autodega. Jah, aga suur tänu, Tõnu, et tulid, aitasid saadet teha, rääkisid raamatust ja ma ei tea, on sul mis järgmine raamat on? Küsitakse juba naljaga pooleks busse ja mootorrattaid ja mida kõik, aga ma seni ei ütle küll midagi, sest et ütlen ausalt, et kaherattaliste maailmas ma ennast kodus ei tunne ja bussimaailma olen natuke nüüd siia tänu veokatele sisse sattunud, aga see pilt on hästi segane, sest et sellised Tartu autoremondi tehase sarnaseid ettevõtted oli Nõukogude Liidus ikka kümneid, kui mitte sadu ja neid erinevaid kassipoisid busse on tehtud ikka väga palju ja ma ei kujuta ette, kus nendele illustratsioone leiaks, nii et ja ilmselt ei ole ka seda meiepoolset huvi enam nii suurt, et sõiduautod on meil kõigil tuttavad, veokad ka, aga rääkida kuskil Kesk-Aasias toodetud bussidest, ma ei ole kindel, et see on nüüd asi, millega siin väga laineid lüüa. Olgu, aga järgmise nädalani!